minu sõna. Minu sõna on minu südamest. Minu sõna kuulub mulle ja minu sõna ei muuda mitte miski. Eelmine aasta augustis ma tegin pöördumise Eesti rahvale ja see pöördumine oli täpselt selline, nagu ta oli. Olin selles hetkes kõige oma olemusega, mis oli veel lahendamata, mis oli lahendatud. Ja kõik minu sõnad ja kõik minu emotsioonid olid siirad ja ausad. Lihtsalt sellepärast, et sa kuuleksid tõde. Olenemata sellest, et inimesed peidavad endas väga palju vastakaid ja huvitavaid reaktsioone, on seal nende hulgas väga suured mõistusillusioonid ja mustrid, millest inimesed tegelikult ise ei olegi teadlikud ja pressivad neid enese teadmata teistele ka peale. See kõik on teadmatus ja selle teadmatuse keskel olen ma pidanud mõistma ja aru saama teist kõigist. Igast ühest just täpselt niimoodi silmast silma ja kõige siiramate sõnade ja aususega sinu vastu. Aga see ausus ja see pehmus, mis minu hinges ja minu olemuses üldse on, see pärineb kõik minu südamest. Ma olen avastanud enda südant viimased 1,5 aastat ja seda iga hetkeliselt. Iga hetk, kui ma iseendaga olen olnud ja sellepärast, et süda on minu hingekeskus. Südame kaudu käib kõik, mis iganes meie elus lahendamist vajab. Ja üks väga selline keerulisi viise seda mõista ja aru saada ongi just see, et inimesed panevad mõistuse enda südame ette. Muidugi kõige selle käigus tuleb alati iseendale aru anda, millega sa tegeled. Üks asi on see, et me tunnistame endale enda vigu ja neid külgi, mis on just need mustemad küljed, aga kõige selle mustuse ja valu ja selle pimeduse mürgeldamise on väga oluline mõista, et see on ainult hetk. See elus on hetked ja ühel hetkel sa oled täiesti selles hetkes kinni kõige oma mustrite, mõtete ja kõige selle negatiivsusega, aga teisel hetkel sa ju mõistad ja saad aru, kui sa päriselt südames seda soovid. Ja selleks, et päriselt aru saada ja mõista iseennast, selleks tuleb õppida iseennast avastama. Ja kõige lihtsam viis selle jaoks on paber ja pliiats. Just nimelt see mõistus, mis meil on siin alates lasteaiast ja alates koolis kõikidel inimestel igasuguseid jamasid täis topitud, see tuleb endast välja kirjutada. Ja samamoodi meie lapsepõlve igasugused mustrid ja konfliktid ja loomulikult ka suhted meie vanematega. See on üks elu kõige suuremaid õppetunde, sest vanemad on olnud meil sünnist ja kõik, mis on ellu sellisel viisil tulnud, mis iganes teadmatuses kaasas on, pärineb tõenäoliselt sinu vanematelt ja selleks, et mõista päriselt enda juuri ja enda lapsepõlve ja kõike seda, mis on sinu elus kaasas, tuleb vaadata enda juurte poole. Ja minu elus oli lapsepõlv väga karm. Ja see lapsepõlv kasvatas mind. See pani mind küsima väga suurelt, mis on see elu, mida me elame tegelikult. Sest ühtepidi me täidame justkui mingit siirat ja üllast soovi kellegi hüvanguks. Ehk siis, kui me võtame tänapäeva ühiskonna ja tänapäeva olemuse inimestel, siis inimesed õpivad meeleheitlikult hakkama saamist. Neil on vaja teadmisi ja neil on vaja kõike igasugust, mida saab tarbida, millega saab meelt lahutada, millega saab lihtsalt aega viita ja veeta ja olla ja minna lasta. Aga teisest küljest meie elus on väga suur eneseitus. Sest eneseitus ongi üks neid külgi ja neid kihte inimese sees, mis ei lase vaadata tegelikku sinu olemust. Ja selleks, et mõista seda iseenda olemust, selleks tuleb tunnistada endale ka neid kõige valusamaid külgi. Sest tihtipeale need kõige valusamad ja kõige vastikumad asjad ongi need kõige suuremad pidurid meie elus.
mis ei lase sul vabalt kulgeda, lase vabalt hingata ja lase vabalt tunda. Sest me teame igasuguseid asju elus, me oleme õppinud teadma, eks seda on vaja sellepärast, et seal hakkama saada ja seda on vaja sellepärast, et seal kuskil midagi nii-öelda ajada ja mis iganes. Neid asju on väga palju. Aga kogu selle olemuse point, eesmärk ja südame siht on mõista seda olemust. Ja selle olemuse mõistmiseks ma tegin ka need pöördumised. Ma olen neid pöördumisi teinud nüüd 2 tükki, mis on sellised pöördumised, kus ma olen siis teadlikult välja öelnud ka kõik selle, kes ma olen. Ja kui keegi väidab mulle vastupidist, neid inimesi on olnud siin ja neid inimesi on kindlasti veel, kes ei suuda uskuda, ei suuda ära imestada, ei suuda iseenda poole vaadata sellise siira pilguga, et ma tõesti usun, et kõik on võimalik. Aga selleks, et kõik võimalik oleks, et selleks, et seda kõike mõista, selleks tuleb andestada. Mina olen andestus. Ma saan seda öelda sellepärast, et ma olen andestunud iseendale ja ma mõistan, mis asi on andestus. Samamoodi ma olen inimestele öelnud, et mina olen valguse tee, olles ise valgus siin teel. Mina olen valguse tee. See on nii suur mõiste ja see on nii võimas ja vägev, piiritu lause, mida ei muuda mitte miski. Inimestena te võite mulle rääkida, et ma ei ole see ja et ma ei ole bla bla bla. See on igasugused siuksed huvitavad sõnu, mida ma ei hakka isegi välja ütlema. Seepärast, et need sõnad on illusioonid. Kui inimesel ei ole oma südame häält sellisel viisil enda ütluse ja olemuse taga, siis need on kõigest mõistuse illusioonid, mõistuse mustrid, mõistuse keerdkäigud kõige oma, ütleme siis, rikkusega, mida inimesed peavad rikkuseks, materiaalsete illusioonide ja igasuguste aspektide ja kõikide väikeste komade ja punktidega ja nii edasi. Ja siis jooksevad siin igasugused piirid ka veel sisse. See on siin mõistuse illusiooni suuruse ärakasutamine, sest inimese mõistus on tegelikult piiritu. Aga kui panna sinna näiteks mingi siuke sümbol või siis panna mingi siuke sõna veel juurde, et see ongi see, mida keegi väidab sulle, et sa siis oma pähe seda siis võtaks ja usuksid seda, siis see on illusioon, sest mõistus muutub siis väga väikeseks, pisikeseks, täpselt nii suureks, kui sul on pea. Ja siis sa oledki siin selles universumis väike, siplev ja oma valudes ja raskustes ja kõiges selles. Minu süda, minu sõna. Kui ma ütlen midagi, siis ma ütlen seda südamest. Kui ma räägin midagi, siis ma räägin seda oma südamest. See on minu sõna, see kuulub mulle ja seda ei muuda mitte miski. Sellepärast, et minul on tunne, minu vibratsioon. Igal inimesel on oma vibratsioon. Ja sellepärast ma ütlen ka inimestele, et minul on oma tõde. Minu tõde läbi minu mineviku kogemuste, andeksandmiste, konfliktide ja kõige selle. Aga see on minevik. Ma lasin sellest lahti. Ma andestasin endale. Ma julgesin küsida neid küsimusi, mis mu elus just olid need asjad, mille poole mul tuli vaadata, et mõista päriselt, kuhu kõik see olemus ja kõik see energia ja kõik see oli kadunud. Kus olid need blokeeringud? Kus olid need konfliktid ja kus olid need negatiivsed emotsioonid? Ma tegin seda sellepärast, et ma soovisin tunda. Tunda ennast vaba inimesena. Vabadus on tunne. Vabadus ei ole Eesti Vabariik, sest Eesti Vabariik on äriettevõte. Ma olen selle varem juba välja öelnud ja ma ütlen seda veel jälle kord. Eesti Vabariik on äriettevõte. Samamoodi see dokumendi illusioon. Inimese nimi kirjutatakse väikeste tähtedega, sest sina oled sina. Mina olen inimene. Kui sa vaatad oma dokumendi peale, siis su dokumendi peal on su nimi suurte tähtedega. See tähendab seda, et sinust on loodud asi, ehk sul on pandud väärtus. See väärtus on sulle juba väiksest peale koolis ja lasteaias ja ülikoolis ja igal pool lihtsalt kogu aeg väärtusena kui asja süvendatud.
Nad räägivad sulle, et sul on väärtus. Ehk sind saab hinnata. Ehk sulle pannakse mingi latt ja siis ühiskonnas võrreldakse. Aga kelle jaoks see kasulik on? Kas sa julged seda küsida iseenda käest? Sest ilmselgelt ei ole ju kasu saanud sina sellest. Seepärast, et see teadmine ilma kogemuseta, ilma tundeta on kõigest teadmine. Selleks, et mõista ja aru saada, kes mina olen, selleks tuleb aru saada sul iseendast. Ma räägin neid sõnu südamest, et sa kuulaksid, et sul oleks võimalik kuulda seda vibratsiooni, mis on minu sees. Seda ei muuda mitte miski, sest minu süda on piiritud. Minu olemus on piiritud. Minu hääl on piiritud. Ja minu südames on ruumi igale inimesele, kes seda soovib. Aga see soov peab tulema sinu enda südamest. Sest üks olemine ja üheks olemine, see on üks ilus ja tore asi. Just nimelt asi. Sest tegelikult üks olemine olemusega. Mina olen. Selleks tuleb vaadata enda südames. Selleks tuleb õppida armastama iseenda olemust. Õppida hoolitsema, hoolima. Kõik sellised headuse ütlused, lugupidamine, austus, väärikus, silmast silma puhtuse olemus. Ma räägin sulle neid lihtsaid sõnu. Täpselt nii, nagu ma rääkisin neid aasta aega tagasi. Aga oi kui palju oli minus kahtlusi siis, sest tunnetus ei tule niisama. See kasvab väikeste sammudena, nagu trepiastmed. Aga tuli mõista ka seda, et ühel hetkel mul on see kõik olemas, aga teisel hetkel ei ole. Sellepärast, et siis mul ei olnud veel lahendatud iseenda hirmud ja illusioonid ja kõik need mustrid, mis minu elus olid. Aga nüüd ma räägin sulle neid südamest. Ja seda ei muuda mitte miski. Sest mina olen siin, mina olen universumi suur rahu. Mina olen universumi tasakaal. Ja kui keegi väidab, et mina ei ole see, siis inimene valetab. Sest see ei ole lihtsalt võimalik. Mu hing on ainulaadne. Mu hing on unikaalne. Mu hing on piiritu. Ja mu hind, ma olen hindamatu. Täpselt nagu sina. Täpselt nagu sina sündisid siia oma südamega. Sulle anti sünnist kõik. Sulle anti piiritu energia. Sulle anti küllus. See kõik on olemas. Sinu enda sees. Ja see on sinu enda ülesanne vaadata enda sisse. Ja sellepärast on antud sulle ka 3. silm. See ei ole mitte siin universumis kolamiseks, vaid see on vaatamiseks sinu enda südamesse. Sinu südames on olemas piiritu küllus, armastus, headus ja loomulikult ka rahu. See rahu on tasakaal. See rahu on nende mustrite, nende ahvatluste, nende meelepetete ja kõige selle harmoonia kesktee. See on andestamise tee, sest andestuse läbi ma mõistsin, kui palju ma olin kaasas kandnud kõike seda vale, kõike seda raskust, kõike seda prügi ja kõike seda olematut fiktsiooni. Täpselt nagu inimesed on dokumendi peal. Fiktsioon. Aga mina olen siin. Ja kui keegi soovib minuga lepinguid sõlmida, siis see toimub kahepoolselt, paberil, autogrammi alusel. Ma olen kõrgema teadvuse kandja. Minu sõna on tõde, sest minul on oma tõde. Igal inimesel on oma tõde. Iga inimene teab tegelikku tõde. Ja nii lihtsalt on. Need on minu sõnad ja need on südamest. Ja ma räägin neid sõnu veel ja veel ja veel, sest ma ei väsi mitte kunagi. Ja ma ei anna mitte kunagi alla selles, kes mina olen, sest mina olen inimene. Mina olen suur rahu ja minu nimi siin, selles elus, siin selles hetkes, kus mul on võimalik kõike seda kogeda, seda reaalsust, seda ehedust,
seda puhtust ja seda imelist kulgemist. Sest sulle on loodud siia paradiis. Kas sa mõistad seda paradiisi? Kas sa mõistad seda harmooniat, seda küllust ja seda rikkust? Seda üheks olemist, iseenda unikaalsuse, ainulaadsuse, headuse ja õnnega. See on mina olen üks. Ja selleks, et jõuda mina olen, sina oled. See on lihtsus. Lihtsalt vaata, kes sa oled. Küsi enda käest, kes sina oled päriselt. Minu tee on rääkida sulle kõike seda. Minu tee on jagada seda kõike sulle. Oma lihtsuses ja oma headuses. Ja ma teen seda südames. Läbi armastuse ja rahu. Lihtsalt, et sa päriselt saad. Sa oled juba saanud. Lihtsalt kuulata, lihtsalt tunda. Ja samamoodi, kui ma puudutan inimese südant, siis sa ju tunned seda. Sinu südamesse voolab kuumus. See särts, mis on minu olemuses, see lihtsalt on. Ja see on kingitus. Täpselt samamoodi kingiti ka sulle sünnist kõik. Sul on antud kõik kaasa sünnist. Lihtsalt vaata. Mina olen Kristjan. See on minu olemus ja seda ei muuda mitte miski. Ma armastan sind kogu oma südamest. Ma armastan sind läbi iseenda armastuse. Läbi armastuse iseenda vastu. Ja ma olen tänulik kõige selle eest, mis mul on. Piiritult tänulik. Ja ma tänan, et sa kuulasid mind. Ja ma hea meelega räägin sulle veel, sest mul on jagada sulle palju. Sest sinu silmad ei valeta mulle mitte kunagi. Ja samamoodi, kui sa vaatad minu silmadesse, siis sa ju näed. Ja kui sa kuulad, siis sul on olemas ju kõik need olemuse tasakaalu, puhtuse tee, nautimise tee, vahend. Sa oled inimene. Sa oled kõige kõrgem ja nii lihtsalt on. Kas sa suudad seda uskuda? Uskuda iseenda südamesse, et see kõik on olemas sinu sees. See on sinu valik. Ja see valik tähendab ka seda, et see kõik, mis on kõik, see on piiritu. Aitäh!